Ja aitäh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid ja kõik need, kelleni see sõnavõtt jõuab. Meil on täna just nagu siin hirmus tormilised sündmused. Koalitsioonis toimus ühe koalitsioonipartneri väljaviskamine, sõna otseses mõttes väljaviskamine. Ja nüüd on meil ometigi lõpuks teovõimeline ja vastutustundlik valitsus, nagu me oleme siis saanud ka ajakirjanduse vahendusel teada. No milles see teovõime ja vastutus seisab, ma kardan, et välja kukub nii nagu alati. Ehk ei ole ei vastutust ega teovõimet. Ja miks ma seda räägin praegu? Ma räägin seda sellepärast, et me ei ole mingisuguses, kuidas ma ütlen, tavapärases olukorras, kus tiksub nii nagu tiksub. Tiksutame nädalakese, tiksutame kuu, tiksutame aasta, siis tulevad valimised, siis teeme mingisuguse suure kampaania ja räägime kindlatest kätest ja millest veel. Ja siis läheb edasi nagu tavaliselt, tiksutame jälle nädalakese, tiksutame jälle kuu, tiksutame jälle aastakese. Elu läheb ainult halvemaks kogu aeg, sellepärast et otsused ei ole ei vastutustundelikud ega targad. Aga nii on. Nii tavapärane olukord. Ei ole tavapärane olukord enam, sõbrad. Ja tavapärane olukord ei ole sellepärast, et kummi ei olnud võimalik enam venitada. Areenile on ilmunud buldooser nimega Donald Trump. Buldooser lükkab platsi puhtaks. Buldooser võib-olla ei ehita veel midagi, mis on päris elamiskõlblik, aga ta lükkab platsi puhtaks ja hakatakse ehitama midagi teist. Ja vaat see, mida nüüd ehitama hakatakse, sellest peaks ka siin aru saama. Ja mitte ainult need, kes siin räägivad, kuidas nad nüüd on teovõimeliseks üleöö muutunud, vaid ka kõik need, kes arvavad, et nüüd teeme oma väikseid kavalaid kombinatsioonikesi. Et nüüd ootame natukene, ärme kohe tormame uut koalitsiooni tegema nende samade teovõimeliseks muutunutega, vaid ootame natukene, jätame mulje, et me oleme väga tõsised ja kaalume ja teame täpselt, mida me tahame ja siis läheme valitsusse. Ja mitte midagi ei muutu. Sellepärast, et seni, kuni juhib Eestit ühispartei ja sellesse ühisparteisse ei kuulu mõningase reservatsiooniga Keskerakond, aga ilma igasuguste reservatsioonideta EKRE. Seni ei muutu Eestis mitte midagi. Ja seni, kuni Eestis ei muutu mitte midagi, liigume me riigina ja rahvusena hävingu suunas. Ei ole võimalik lõpmatuseni riiki paljaks varastada ja ümber jagada. Ükskõik kui rikas riik on, ühel hetkel saab see kõik otsa. Ja me oleme Eestis jõudnud selle piirini, kus saab kõik otsa. Ja nüüd siis mõeldakse välja uusi hiigelprojekte maksumaksja raha kantimiseks, tuulepargid, meretuulepargid, mingisugused initsiatiivid laiemalt, loomulikult ka mingite riigiettevõtete pankrotti laskmine ja pankrotivara kantimine, kõik see, millest me ju siin kõik normaalsed inimesed saavad aru ja mõistavad, hakkab otsa saama. Aga sellega koos hakkab otsa saama ka Eesti riik. Ja sellest mul on tunne, lihtsalt keeldutakse aru saamast. Reaalsusele ei julgeta näkku vaadata. Mida ütles Marco Rubio, Ameerika uus välisminister, riigisekretär, möödunud nädalal ühes usutluses? Mitte sõna-sõnalt ma ei tsiteeri teda, aga mõte oli järgmine. Uus kujunev geopoliitiline olukord tekitab sellise situatsiooni, kus riigid, mis ei ole võimelised tagama oma suveräänsust ja iseseisvuse jätkusuutlikkust, kaovad. Ja mis on siin kriitiliseks momendiks loomulikult? Majandus. Mis on majanduse kriitiliseks momendiks? Energeetika. Me võime siin unistada mingi kaitsetööstuse rajamisest ja me võime osta mingisuguseid mürske ja padruneid, aga kui majandust ei ole ja majandus on konkurentsivõimetu, sest kulutatakse miljardeid tuuleparkide ja muude hulluste peale, siis see riik hävib. Ja see 101, kes siin saalis on rahva poolt valitud ennast esindama, peaksid sellest aru saama.
Ja seepärast ma peangi praegu selle sõnavõttu siin. Ja ma kutsun üles kõiki sellest aru saama. Ei saa enam korrutada Euroopa Liit ja NATO. Ei saa enam korrutada Euroopa Liit ja NATO. Euroopa Liitu tõenäoliselt paari aasta pärast ei ole. NATO tõenäoliselt paari aasta pärast ei ole. Ja sellega seoses võib juhtuda ka olukord, kus Eesti riiki enam ei ole, kui me seda ette ei näe ja selle kohaseid ettevalmistavaid samme püsima jäämiseks ei astu. Teie aeg, jah. Aitäh.